Tere! Liitume teiega Paldiski gümnaasiumist. Täna uurime vanematelt õpilastelt, kas nad eelistavad edasi õppida Eestis või välismaal. Iga põhikooli või gümnaasiumi lõpetav õpilane on otsuse ees, kas õppida edasi või ei. Otsustades edasi õppida, tekib järgmine küsimus, kus ning tänu paljudele organisatsioonidele on võimalik ka jätkata õpinguid välismaal ja see ei tee otsustamist lihtsamaks. Nii Eestis kui ka välismaal õppimisel on oma plussid. Näiteks Eestis on haridustase kõrge, samuti on kooli ja kodu vahelised transpordikulud on väiksemad. Saab olla oma kodu lähemal ja õppimisel ning asjaajamine toimub harjumuspärases eesti keeles. Eestisse jäädes ei pea kohanema uue keskkonna, kultuuri või toitumisharjumustega ega ka tegelema tüütude kodakondsuse probleemidega. Samuti on kohalikud kõrgkoolid ja nende tasem ning võimalused tuttavad. Välismaal saab aga rahvusvahelise kogemuse, keelepraktikat, uue kultuuriga tutvuda, lisaks on välismaal suurem valik õppesuundi ja võimalus parema tehnoloogiaga töötada. Rahvusvaheline kogemus tutvustab paljusi uusi töömeetodeid ja annab täiesti uue pildi mõnest riigist, rahvusest või koguni maailmast ja on tohutu silmaringi laiendaja. Samuti on võimalus omandada uusi sõprusringkondi või näiteks tulevased välismaised äripartnerid. See on meie arvamus, aga uurime, mida arvavad 9. kuni 12. klassi õpilased. Ma arvan, et pigem välismaal. Ma leian, et seal on rohkem võimalusi minu jaoks ja on ka huvitavam elu kui Eestis hetkel. Kas teil on mõni soov ka, kuhu edasi õppima minna? Ma usun, et ülikooli, aga kuhu kindlasti hetkel ei tea. Ma arvan ikka, et Eestis, sest Eestis on ikka päris korralikud tingimused ja minu arust siin on see õppe natuke kättesaadav, sest välismaale minnes peaks ikka päris palju vaeva nägema. Hetkel ma olen suhteliselt kindel, et ma üritan välismaale saada, sellepärast et seal on võimalik saada suuremaid kogemusi ja seal on võimalik näha teistsugust elu, kui on Eestis, aga ma arvan, et tagasi tulen ma Eestisse kindlasti elama, sellepärast et siis ma saan ka enda teadmisi anda teistele inimestele edasi. Ma arvan, et ikka Eestis, sellepärast et see on nagu kodu lähedal ja siis on nagu lihtsam. Ma arvan ikka välismaal, kuna seal pakub rohkem uusi kogemusi, uusi kultuur ja rohkem, kuidas öelda, challenge. Viisime läbi küsitluse õpilaste seas. 70% õpilastest tahavad edasi õppida Eestis. Ülejäänud 30% tahaksid õppida välismaal. Eestis õppimise põhjuseks oli kodulähedus, sõbrad, kodumaa ja eestikeelne õppimine. Välismaal on aga rohkem võimalusi ja on huvitavat vaheldust. Kaasnevad suured kogemused. Kas õpilased peaksid peale gümnaasiumi lõppu edasi õppima Eestis või välismaal? No ma arvan, et alustada võiks ikkagi kodust. Aga see on nii erinev, kuidas kellelegi sobib. Kes on võib-olla puutunud kokku õpilasvahetusega, on juba käinud välismaal. See valib äkki kergemini mõne väljamaa ülikooli või naaberriigi ülikooli. Aga maailm on ju lahti ja sinna võib igal ajal minna, nii et kõigepealt Eestis äkki kõrgkooli ja siis edasi. Kuidas te arvate, mis Eestis puudub, miks noored otsustavad ära sõita Eestist? Ma arvan, et Eestis tegelikult ei puudu mitte midagi. Nad lihtsalt arvavad, et väljaspool Eestit on parem. Tegelikult tulevad ju tudengid väljaspoolt Eestit meile õppima. Tähendab, ma arvan, et meil on sama hea kui mujal, aga tahetakse uusi kogemusi ja teisi tingimusi ja võib-olla ennast proovile panna. Ma arvan, et peaksid alustama õpinguid Eestis kindlasti, sest hiljem on alati võimalus minna näiteks magistriõppesse välismaale ja on olemas ju ka võimalus minna praktikale Euroopa riikidesse. Et see oleks kindlasti parem variant, et alustada kõigepealt Eestis õpinguid ja hiljem siis jätkata juba välismaal, kui on soovi. Ja õpilane peab ise olema väga julge, enesekindel, kui ta valib endale selle välisriigi. Ja veel on Erasmuse programmis kindlasti võimalik ka partnerülikoolidesse minna vahetusõpilasena. Et see on ka üks väga hea variant. Ma arvan, kindlasti on üks põhjuseid see, et tahaksid oma võõrkeelt praktiseerida. Kuna inglise keele oskus on meie õpilastel väga hea, siis kindlasti on see üks niisugune moment, millele nad mõtlevad, et tahaks ennast proovile panna.
võõrkeeles õppides. Osalesid Kaidi Lõugas, Matteus Matjessen, Joosep Evald Missamäu, Kennet Martin Greitsmann spetsiaalse projekti Vaadates teise pilgu jaoks.